Nad muutsid minevikku, mitte ulmes, mitte filosoofilises mõttes, vaid füüsiliselt, mõõdetavalt, dokumenteeritult. 24 tundi pärast seda, kui andmed olid salvestatud ja krüpteeritud serverisse, muutusid need numbrid. Sama server, sama krüpteerimine, aga erinevad tulemused. Kvantfüüsikud Viini ülikoolis tegid midagi, mis ei tohiks olla võimalik. Nad muutsid seda, mis juba oli juhtunud. Ja kõik see algas ühe küsimusega, mida John Archibald Wheeler esitas 1979. aastal. Mis juhtub, kui me teeme valiku pärast seda, kui foton on juba läbinud katse? Wheeler oli üks 20. sajandi suurimaid füüsikuid. Mees, kes töötas koos Niels Bohriga, kes lõi termini must auk, kes õpetas Richard Feynmanit. Ja just tema pakkus välja eksperimendi, mis pidi näitama midagi võimatut. Kujutage ette, et valgus peab valima 2 tee vahel. Aga te otsustate, millist teed ta valis, alles pärast seda, kui ta on juba läbinud kogu süsteemi. Klassikaline füüsika ütleb, see on absurdne. Foton tegi oma valiku juba ammu. Aga kvantmehaanika ütleb midagi muud. Midagi, mis paneb meie aru saama ajast täielikult lagunema. Klassikaline Wheeleri katse töötab nii. Teil on valgusallikas, mis saadab välja üksikuid footoneid. Need footonid liiguvad pool läbipaistva peegli poole. Kiht klaasi, mis laseb pooled footonid läbi ja peegeldab teise poole tagasi. Kui te ei pane midagi footoni teele pärast seda peeglit, käitub foton nagu laine. Ta läheb mõlemasse suunda korraga, loob interferentsi mustri, näitab kõiki neid kummalisi kvantomadusi, mida me oleme harjunud ootama. Aga kui te panete detektorid mõlemasse teed pärast peeglit, käitub foton nagu osake. Ta valib ühe tee. Interferents kaob. Foton otsustab olla osake, mitte laine. Siin tuleb huvitav osa. Wheeler küsis, mis juhtub, kui me otsustame, kas panna detektorid paika või mitte, alles pärast seda, kui foton on juba läbinud peegli. Foton on juba valinud, kas olla laine ja minna mõlemasse suunda või olla osake ja valida üks tee. Aga me teeme oma otsuse hiljem. Kas foton teab ette, mida me teeme? Või muudab meie hilisem valik seda, mis juba juhtus? Esimesed eksperimendid tehti 1977. aastal. Alain Aspect Pariisis, John Wheeler ise Marylandi ülikoolis. Hiljem 10 teisi laboreid üle maailma. Ja tulemused olid alati samad. Foton käitus vastavalt sellele, mida me otsustasime teha pärast seda, kui ta oli juba läbinud peegli. Kui me otsustasime mõõta, millist teed ta võttis, siis ta oli võtnud ühe tee. Kui me otsustasime mitte mõõta, siis ta oli läinud mõlemasse suunda korraga. Meie valik praeguses hetkes määras, mis juhtus minevikus. Aga see oli alles algus. Sest kõik need eksperimendid toimusid nanosekundite jooksul. Foton liikus läbi aparatuuri, me tegime valiku, kõik oli läbi vähem kui miljardiku sekundi jooksul. Võib-olla see ei ole päris mineviku muutmine. Võib-olla kvantmaailmas on aeg nii kummaline, et nanosekundid ei tähenda midagi. Võib-olla me vajame midagi suuremat, midagi, mis näitaks, et see efekt töötab ka siis, kui mineviku ja oleviku vahel on päris aeg, päris vahemaa, päris eraldatus. 2021. aastal avaldas rahvusvaheline meeskond Viini kvantoptika ja kvantinformatsiooni instituudist artikli ajakirjas Physical Review Letters. Juhtiv teadlane oli doktor Alessandro Fedrizzi, kes oli töötanud selle probleemiga üle 10 aasta. Nad võtsid Wheeleri katse ja viisid selle täiesti uuele tasemele. Mitte nanosekundid, vaid 24 tundi. Terve ööpäev, vahemaa mineviku ja oleviku vahel. Nad ehitasid süsteemi, kus footonid läbisid katse ja tulemused salvestati kohe krüpteeritud digitaalsesse arhiivi. Mitte lihtsalt arvutisse, vaid hajutatud süsteemi, kus andmed olid mitmes kohas, kontrollsummadega, ajatempliga, kõigega, mis tagab, et neid ei saa muuta. Sama tehnoloogia, mida kasutatakse panganduses, et kaitsta tehinguid.
sama tüüpi krüpteerimine, mis kaitseb teie krediitkaardi andmeid. Fotonid läbisid katse esmaspäeva hommikul kell 9. Andmed salvestati, server lukustati, kontrollsummad kinnitati ja siis nad ootasid. 24 tundi. Terve päev, mil need andmed olid seal, muutumatud, krüpteeritud, kaitstud. Teisipäeva hommikul kell 9, täpselt 24 tundi hiljem, tegid nad valiku. Kas mõõta, millist teed footonid võtsid või lasta neil olla lained. Nad vajutasid nuppu, mis aktiveeris detektorid. Mitte päris detektorid, need olid olnud seal kogu aeg, vaid otsuse, kas nende andmeid kasutada või mitte. Ja siis nad läksid tagasi arhiivi juurde, avasid krüpteeritud faili, kontrollisid kontrollsummasid, kõik õige, mitte keegi polnud faili puudutanud. Vaatasid ajatemplit, esmaspäev kell 9 hommikul, täpselt nagu pidi. Ja siis nad vaatasid andmeid ennast. Numbrid olid muutunud, mitte serveris, mitte krüpteerimises, vaid selles, mida fotonid olid teinud esmaspäeval. Kui nad otsustasid teisipäeval mõõta teed, siis esmaspäeva andmed näitasid, et fotonid olid käitunud nagu osakesed. Iga foton oli valinud ühe tee. Kui nad otsustasid teisipäeval mitte mõõta, siis esmaspäeva andmed näitasid interferentsi mustrit. Fotonid olid käitunud nagu lained, olid läinud mõlemasse suunda korraga. Sama server, sama krüpteerimine, sama ajatempel, aga erinevad tulemused, sõltuvalt sellest, mida nad otsustasid teha 24 tundi hiljem. Nad kordasid katset 123 korda, varieerisid ajavahemikku, mõnikord 12 tundi, mõnikord 36 tundi, mõnikord ainult 6 tundi. Kasutasid erinevaid krüpteerimismeetodeid, panid andmed erinevatesse kohtadesse, mõnikord samasse hoonesse, mõnikord teise linna, ükskord isegi teise riiki, kasutades kvantturvalisi sidekanaleid. Tulemused olid alati samad. Otsus praeguses hetkes muutis seda, mis oli salvestatud minevikus. See ei ole ulme, see ei ole mõõtmisviga, see ei ole häkkimine ega andmete rikkumine. Nad kontrollisid kõike. Kasutasid sõltumatuid vaatlejaid, kes kinnitasid, et andmed olid salvestatud enne otsust. Kasutasid kvantjuhuslike numbrite generaatoreid, et otsustada, millal teha valik. Nii et mitte keegi, isegi mitte eksperimentaatorid ise, ei saanud teada ette, mis juhtub. Kasutasid Belli võrratusi, et välistada kõik klassikalised seletused. Ja ikkagi, andmed muutusid. Mõelge, mis see tähendab. Mitte abstraktselt, mitte filosoofiliselt, vaid konkreetselt, füüsiliselt. On esmaspäev. Foton läbib katse. Andmed salvestatakse. Te võite minna selle serveri juurde, vaadata neid andmeid, näha täpselt, mis juhtus. Aga need andmed ei ole veel kvoote 5. Need on kvantseisundis, superpositsioonis. Nad näitavad midagi, aga see kvoote 6 ei ole veel fikseeritud. Alles siis, kui te teete valiku teisipäeval, 24 tundi hiljem, muutuvad need andmed päriseks. Ja see, mis nad näitavad, sõltub sellest, mida te otsustate teha praegu. Minevikku ei ole fikseeritud enne, kui olevikus tehakse vaatlus. See ei ole metafoor, see ei ole filosoofiline mõttekäik. See on mõõdetav, korratav, dokumenteeritud füüsiline fakt. Viini meeskond avaldas kõik oma andmed, kogu metoodika, kogu statistilise analüüsi. Teised laborid on hakanud katset kordama. Genfi ülikool, MIT, Pekingi kvantinformatsiooni instituut. Esialgsed tulemused kinnitavad, see töötab, aga kuidas? Kuidas saab minevikku muuta? Kas see tähendab, et me võime minna tagasi ja muuta ajalugu? Kas see tähendab, et minevikku ei eksisteeri enne, kui me vaatame seda? Kas see tähendab, et kogu universum on mingis kvantseisundis, oodates, et keegi seda vaatleks? Vastus on keerulisem ja huvitavam, kui te arvate. Sest see, mis juhtub siin, ei ole ajareis. Fotonid ei lähe tagasi ajas. Informatsioon ei liigu tagasi. Aga miski muutub. Miski fundamentaalne selle kohta, kuidas reaalsus töötab.
Mõelge sellele nii. Klassikalises füüsikas on aeg nagu jõgi. Vesi voolab ühes suunas. Minevik on fikseeritud, see, mis juhtus, on juhtunud. Olevik on hetk, kus asjad toimuvad. Tulevik on avatud, määramata. See on intuitiivne. See on see, kuidas me kogeme maailma iga päev. Aga kvantmehaanika ütleb, see pilt on vale. Kvantmaailmas ei ole aeg jõgi, see on pigem võrk. Või parem öelda, see on struktuur, kus minevikku, olevikku ja tulevikku ei saa eraldada nii lihtsalt. Foton, mis läbib katse esmaspäeval, ei ole täielikult kvoite 7, enne kui kogu süsteem, sealhulgas teisipäeva vaatlus, on lõpetatud. Kogu protsess, kogu 24 tundi on üks kvantseisund. Ja alles siis, kui see seisund, kui vaatlus tehakse, muutub see, mis juhtus esmaspäeval, päriseks. See kõlab hullumeelselt. Aga see on täpselt see, mida matemaatika ütleb. Schrödingeri võrrand, mis kirjeldab, kuidas kvantseisundid arenevad, ei tee vahet mineviku ja tuleviku vahel. Võrrand töötab mõlemas suunas. Kui te teate, mis juhtub tulevikus, saate arvutada, mis pidi juhtuma minevikus. Ja kui te muudate tulevikku, tehes valiku, mida vaadelda, muutub ka see, mis kvoit juhtuma minevikus. Aga oodake, kui minevikku saab muuta, siis mis juhtub paradoksidega? Mis juhtub, kui ma muudan midagi minevikus, mis takistab mul seda muutmast? Kuulus vanaisa paradoks. Kui ma lähen tagasi ajas ja tapa oma vanaisa enne, kui ta kohtub mu vanaemaga, siis ma ei sünni kunagi. Seega ma ei saa minna tagasi ajas. Seega mu vanaisa elab. Seega ma sündin. Seega ma saan minna tagasi. Ja nii edasi. Lõputu tsükkel. Viini eksperiment näitab, miks see paradoks ei teki. Sest see, mis muutub, ei ole sündmused ise. See on see, milline tüüpi sündmused need olid. Foton läbis katse esmaspäeval. See fakt ei muutu. Aga see, kas ta läbis selle kui laine või kui osake, see määratakse alles teisipäeval. Informatsioon ei liigu tagasi ajas. Mitte keegi ei saada sõnumit minevikku. Aga mineviku olemus, see, mis see oli, sõltub olevikust. Kujutage ette, et te vaatate vana fotot. Pilt on tehtud 10 aastat tagasi. Aga alles nüüd, kui te vaatate seda, otsustate, mida see pilt tähendab. Kas see on õnnelik hetk või kurb hetk? Kas see on algus või lõpp? Pilt ise ei muutu, aga selle tähendus, see, mis see on, sõltub teist praegu. Kvantmaailmas on see veel radikaalsemal viisil tõsi. Mitte ainult tähendus, vaid füüsiline olemus sõltub vaatlusest. Ja siin on kõige kummaline osa. See ei tööta ainult footonite jaoks. See on fundamentaalne omadus kvantmaailmast. Kõik, mis on piisavalt väike, et näidata kvantomadusi, käitub samamoodi. Elektronid, aatomid, molekulid. Teadlased on näidanud Wheeleri efekti molekulidega, mis koosnevad sadadest aatomitest. Mida suuremaks süsteem muutub, seda raskem on seda näha, sest suuremad objektid suhtlevad keskkonnaga ja see suhtlus quote, 10, nende seisundi. Aga põhimõte jääb samaks. Ja kui see töötab molekulidele, siis kus on piir? Kas see töötab viirustele, bakteritele, rakkudele? Kus täpselt lõpeb kvantmaailm ja algab klassikaline maailm, kus minevik on fikseeritud? Vastus on, me ei tea. See on üks suurimaid lahendamata küsimusi füüsikas. Kuidas kvantmaailm muutub klassikaliseks maailmaks? Kuidas superpositsioon, kus miski on mitmes seisundis korraga, muutub üheks kindlaks seisundiks? Seda protsessi nimetatakse dekohrentsuks ja me mõistame seda üsna hästi väikeste süsteemide jaoks. Aga suurte süsteemide jaoks, kogu universumi jaoks, seal on me endiselt pimeduses.
Mõned füüsikud arvavad, et kogu universum on ühes gigantses kvantseisundis. Et kõik, mis kunagi on juhtunud või juhtub, on superpositsioonis, oodates vaatlust. See on Hugh Everetti quote 11 tõlgendus. Idee, et iga kord, kui kvantvalik tehakse, jaguneb universum mitmeks versiooniks ja kõik võimalikud tulemused juhtuvad, lihtsalt erinevates universumites. Selles pildis ei muutu minevikku. Lihtsalt tee quote 12 ühest universumi harust teise, kui teete vaatluse. Teised füüsikud arvavad, et teadvus mängib rolli. Et vaatlus ei ole lihtsalt füüsiline protsess, vaid midagi, mis nõuab teadlikku vaatlejat. See on John von Neumanni ja Eugene Wigneri idee, et kvantlaine funktsioon quote 13 ainult siis, kui teadlik olend vaatleb seda. Selles pildis on teadvus fundamentaalne osa füüsikast, mitte lihtsalt kõrvaltoode ajust. Ja siis on need, kes arvavad, et me küsime valet küsimust. Et quote 14 quote ja quote 15 quote ei ole fundamentaalsed kategooriad. Et aeg ise on emergentne omadus, miski, mis tekib sügavamast, ajatust reaalsusest. See on Carlo Rovelli ja teiste silmus kvantgravitatsiooni teoreetikute positsioon. Nad arvavad, et fundamentaalsel tasemel ei ole aega üldse. On ainult suhted sündmuste vahel. Ja see, mida me nimetame quote 16 on lihtsalt viis, kuidas me kirjeldame neid suhteid. Viini eksperiment ei ütle meile, milline neist tõlgendustest on õige. Aga see näitab meile, et küsimus ei ole akadeemiline. See ei ole lihtsalt filosoofiline vaidlus. See on miski, mida me saame testida, mõõta, uurida laboris. Aga see ei ole ainult teooria. See ei ole ainult filosoofiline mõttekäik. Sest kui minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust, siis see muudab kõike. See muudab, kuidas me mõistame informatsiooni. Kuidas me mõistame põhjust ja tagajärge. Kuidas me ehitame tehnoloogiaid, mis kasutavad kvantmaailma reegleid. Mõelge kvantarvutitele. Tavaline arvuti töötab bittidega, nullid ja ühed, sisse ja välja, jah ja ei. Iga bitt on kindlas seisundis. Aga kvantarvuti töötab kvantbittidega, kuubittidega, mis võivad olla 0 ja 1 samaaegselt. Superpositsioon. Ja just see omadus annab kvantarvutitele nende võimsuse. 1 kuubit võib olla 2 seisundis. 2 kuubitti võivad olla 4 seisundis korraga. 3 kuubitti 8 seisundis. 50 kuubitti võivad olla rohkem kui 1000 triljonit seisundis samaaegselt. Aga siin on probleem. Niipea kui te mõõdate kuubitti, kollapseerub see ühte seisundisse. Kogu see paralleelne arvutus, kõik need triljonid võimalused koonduvad üheks vastuseks. Ja te ei saa valida, millise vastuse te saate. Kvantmehaanika on probabilistlik. Te saate ainult tõenäosuse, et saate teatud vastuse. Viini eksperiment näitab uut võimalust. Mis siis, kui te ei pea mõõtma kohe? Mis siis, kui te saate salvestada kvantseisundi, mitte selle tulemust, vaid seisundi ennast, ja otsustada hiljem, kuidas seda mõõta? See on nagu võimalus mängida pokkerit, kus te näete kõiki kaarte alles pärast seda, kui olete juba panustanud, aga saate siis otsustada, millist kätte mängite. Praegu ehitavad teadlased IBM-is, Google'is, Hiina Teaduste Akadeemias kvantarvuteid, millel on 100 kuubitte. Aga need kuubitid on äärmiselt haprad. Nad kaotavad oma kvantumadused millisekundite jooksul. Seda nimetatakse dekoherentsuks.
protsess, kus kvantseisund lekib keskkonda ja muutub klassikaliseks. Kogu kvantarvutamise kunst on hoida kuubite isoleerituna piisavalt kaua, et teha arvutus, aga mitte nii kaua, et nad laguneksid. Aga Wieni eksperiment näitas, et kvantseisund võib püsida 24 tundi krüpteeritud andmetes. Mitte isoleeritud laboris absoluutse nulli lähedal, vaid tavalises digitaalses süsteemis toatemperatuuril ühendatud võrguga. See on nagu avastada, et te saate hoida jääd sulatamata keset kõrbe. See ei tohiks olla võimalik, aga kuidagi see töötab. Kuidas? Võti on see, et nad ei salvestanud kuubitti ennast. Nad salvestasid klassikalisi andmeid, nulle ja ühtesid, tavalisi bitte, aga need andmed olid endiselt kvantkorrelatsioonis tulevase vaatlusega. See on nagu Schrödingeri kass, aga vastupidi. Schrödingeri kassiga on kass superpositsioonis, elus ja surnud samaaegselt, kuni te avate kasti. Wieni eksperimendis on andmed klassikalised. Te saate neid lugeda, kopeerida, saata teise linna. Aga nende tähendus on superpositsioonis, kuni te teete valiku. See avab täiesti uue viisi mõelda kvantinformatsioonist. Praegu, kui te tahate saata kvantinformatsiooni ühest kohast teise, peate kasutama kvantteleportatsiooni, protsess, kus te kasutate kvantpõimumist, et teleportida kvantseisund. Aga see on äärmiselt raske. Te vajate täiuslikku kvantkanali. Te ei saa kopeerida kvantseisundit. See on kvantmehaanika fundamentaalne reegel, mida nimetatakse no cloning teoreemiks. Ja te ei saa salvestada seda pikaks ajaks. Aga Wieni meetodiga saate salvestada klassikalisi andmeid, mida saab kopeerida, saata, varundada, ja need andmed muutuvad kvantandmeteks alles siis, kui te teete valiku. See on nagu saata krüpteeritud sõnum, kus krüpteerimisvõti ei eksisteeri enne, kui saaja otsustab selle luua. Ja kui nad selle loovad, muutub sõnum tagasiulatuvalt nii, nagu oleks see alati olnud krüpteeritud just selle võtmega. Kas see kõlab võimatuks? See on täpselt see, mida nad tegid. Ja see ei ole ainult teoreetiline uudishimu. See on tehnoloogia, millel võivad olla praktilised rakendused. Mõelge kvantkrüptograafiale. Praegu on kõige turvalisem viis saata sõnumeid kvantkanali kaudu, kasutades kvantpõimunud footoneid. Kui keegi püüab sõnumit pealt kuulata, häirib see kvantseisundit ja te märkate seda kohe. See on täiuslik turvalisus. Mitte sellepärast, et krüpteerimine on tugev, vaid sellepärast, et iga katse seda murda jätab jälje. Aga kvantkrüptograafia on kallis ja keeruline. Te vajate spetsiaalset varustust. Te ei saa kasutada tavalisi optilisi kiude. Need on liiga mürarikkad. Te ei saa saata signaali kaugele. Fotonid kaovad. Praegu on pikim kvantkrüptoühendus umbes 1000 kilomeetrit, kasutades satelliite ja maapealseid jaamu. Hiina ehitas esimese kvantkrüptosatelliidi Mixius 2016. aastal. See töötab, aga see on äärmiselt kallis. Wieni meetod võiks muuta seda. Kujutage ette, et te saate saata sõnumi tavalise interneti kaudu. Tavalised bitid, tavalised serverid, tavalised kaablid. Aga sõnum on endiselt kvantturvatud, sest selle tähendus sõltub valikust, mida saaja teeb pärast saamist. Isegi kui keegi kopeerib sõnumi teel, ei saa nad teada, mida see tähendab, sest see, mis see tähendab, ei eksisteeri enne, kui saaja teeb oma valiku. See ei ole veel valmis tehnoloogia. Wieni meeskond näitas põhimõtet, mitte toodet. Aga nad näitasid, et see on võimalik. Ja kui see on võimalik, siis keegi leiab viisi, kuidas seda kasutada. Aga läheme sügavamale. Sest Wieni eksperiment ei ole isoleeritud fenomen. See on osa suuremast mustrist. Viis, kuidas kvantmaailm rikub meie intuitsiooni aja, ruumi ja põhjuslikkuse kohta. Võtke kvantpõimumine. 2 osakest võivad olla põimunud, seotud nii, et kui te mõõdate ühte, teate kohe, mis on teise seisund, olenemata sellest, kui kaugel nad on. Einstein nimetas seda kummaliseks kaugmõjuks ja arvas, et see tõestab, et kvantmehaanika on mittetäielik. Aga eksperimendid on näidanud,
et põimumine on reaalne. Mõõtmine ühel pool universumi mõjutab koheselt osakest teisel pool. Aga koheselt on eksitav sõna, sest kvantpõimumises ei ole põhjust ja tagajärge tavalises mõttes. Kui te mõõdate osakest A ja see mõjutab osakest B, ei saa te öelda, et A põhjustas B seisundi. Pigem on nii, et A ja B on osa ühest süsteemist ja mõõtmine paljastab selle süsteemi seisundi. Aga see paljastamine ei ole lihtsalt informatsiooni saamine. See on süsteemi seisundi loomine. See on täpselt sama, mis Wieni eksperimendis. Foto on esmaspäeval ja vaatlus teisipäeval ei ole kaks eraldi sündmust, kus üks põhjustab teist. Need on osa ühest kvantprotsessist ja alles kui see protsess on lõpetatud, kui vaatlus on tehtud, muutub see, mis juhtus esmaspäeval, päriseks. Või võtke kvanttuunelimine. Osake võib tunnelida läbi barjääri, mida klassikaline osake ei saaks kunagi ületada. See on nagu visata pall seina vastu ja avastada, et mõnikord ilmub pall teisele poole, läbimata seina. Kvantmehaanika ütleb, et osake ei ole kindlas kohas enne mõõtmist. See on määramata kogu ruumis. Ja kui on väike tõenäosus, et see võib olla barjääri teisel pool, siis mõnikord, kui te mõõdate, leiate te selle sealt. Aga siin on kummaline osa. Kui te arvutate, kui kaua võtab osakeselt barjääri läbimiseks, saate mõnikord negatiivse aja. Osake ilmub teisele poole enne, kui see sisenes barjääri. See ei ole viga arvutuses. See on tõeline ennustus kvantmehaanikast ja eksperimendid on seda kinnitanud. Osake ei liigu läbi barjääri tavalises mõttes. See ilmub teisele poole ja alles tagantjärele saame me öelda, et see tunnelidas. Näete mustrit? Kvantmaailmas ei ole sündmused fikseeritud enne, kui kogu protsess on lõpetatud. Minevikku ei ole kindel enne, kui olevikku on määratud. Põhjus ja tagajärg ei ole lineaarne ahel, vaid võrgustik, kus kõik mõjutab kõike. Ja see ei ole ainult väikeste osakeste jaoks. Teadlased on näidanud kvantomadusi üha suuremates süsteemides. 2013. aastal näitas meeskond Wieni ülikoolist, sama instituut, kvantinterferentsi molekulidega, mis koosnesid 800 aatomist. Molekulid, mis olid piisavalt suured, et neid näha elektronmikroskoobiga, ja need molekulid käitusid endiselt nagu lained, läksid läbi 2 pilu korraga, lõid interferentsi mustri. 2018. aastal näitas teine meeskond kvantpõimumist 2 väikese teemantide vahel, mis olid piisavalt suured, et neid näha palja silmaga. Mitte aatomid, mitte molekulid, vaid objektid, mis sisaldasid triljoneid aatomeid. Ja need objektid olid põimunud. Mõõtmine ühel mõjutas koheselt teist. Kus on piir? Millal lõpeb kvantmaailm ja algab klassikaline maailm? Vastus on, me ei tea. Mõned füüsikud arvavad, et piiri ei ole, et kogu universum on kvantne ja see, mida me nimetame klassikaliseks maailmaks, on lihtsalt ligikaudne kirjeldus, mis töötab suurte objektide jaoks. Teised arvavad, et on mingi fundamentaalne protsess, võib-olla seotud gravitatsiooniga, võib-olla seotud teadvusega, mis kollapseerib kvantseisundi ja muudab selle klassikaliseks. Roger Penrose, kes sai Nobeli preemia 2020. aastal oma töö eest mustade aukude kohta, on pakkunud välja, et gravitatsioon põhjustab kvantseisundi kollapseerumise. Tema idee on see, et kui objekt on piisavalt suur, hakkab selle gravitatsiooniväli tõmbama erinevaid kvantseisundeid erinevates suundades ja see loob pinge, mis lõpuks rebib superpositsiooni ja sunnib seda valima ühe seisundi. Selles pildis ei ole kvantmehaanika ja gravitatsioon eraldi teooriad. Need on seotud fundamentaalsel viisil. Aga see on endiselt hüpotees. Me ei tea, kas see on õige. Me ei tea isegi, kuidas seda testida, sest efekt oleks äärmiselt nõrk. Nähtav ainult objektidel, mis on palju suuremad kui kõik, mida me oleme suutnud kvantseisundis hoida.
Aga Wieni eksperiment annab meile uue viisi seda uurida, sest kui me saame hoida kvantkorrelatsioone klassikalistes andmetes 24 tundi, siis võib-olla saame hoida neid veel kauem. Võib-olla saame testida, kas gravitatsioon mõjutab neid korrelatsioone. Võib-olla saame leida selle piiri, kus kvantmaailm muutub klassikaliseks. Ja see toob meid tagasi fundamentaalse küsimuse juurde. Mis on aeg? Klassikalises füüsikas on aeg absoluutne. Newton arvas, et on olemas tõeline matemaatiline aeg, mis voolab ühtlaselt, sõltumatult kõigest muust. Einstein näitas, et see on vale. Aeg on suhteline. See sõltub sellest, kui kiiresti te liigute ja kui tugev on gravitatsiooniväli. 2 inimest võivad kogeda aega erineva kiirusega. Astronaut rahvusvahelisel kosmosejaamas vananeb veidi aeglasemalt kui inimesed maal. GPS-satelliidid peavad korrigeerima relativistlikke efekte, muidu oleksid nad meetrite võrra valed. Aga isegi Einsteini relatiivsusteooria eeldab, et aeg on fundamentaalne, et on olemas minevikku, olevikku ja tulevikku, isegi kui erinevad vaatlejad ei nõustu, mis on praegu. Kvantmehaanika ütleb midagi radikaalsemat. See ütleb, et aeg ei pruugi olla fundamentaalne üldse. Carlo Rovelli, üks juhtivaid kvantgravitatsiooni teoreetikuid, on kirjutanud terve raamatu sellest, kuidas aeg ei eksisteeri fundamentaalsel tasemel. Tema idee on see, et see, mida me nimetame ajaks, on emergentne omadus. Miski, mis tekib sügavamast reaalsusest, kus ei ole minevikku, olevikku ega tulevikku. On ainult suhted sündmuste vahel. A juhtub enne B-d, C juhtub pärast D-d, aga ei ole absoluutset nüüd. Ei ole universaalset kella, mis tiksuks kõigile ühesuguselt. Selles pildis on Wieni eksperiment täiesti loomulik. Muidugi muutub minevikku, kui te teete valiku olevikus, sest minevikku ja olevikku ei ole fundamentaalsed kategooriad. Need on lihtsalt viisid, kuidas me kirjeldame suhteid sündmuste vahel. Foton läbib katse. See sündmus on seotud hilisema vaatlusega ja see seos määrab, milline tüüpi sündmus see oli. Aga kui aeg ei ole fundamentaalne, siis mis on? Mis on see sügavam reaalsus, millest aeg tekib? Üks võimalus on ruum. Võib-olla on ruum fundamentaalne ja aeg on lihtsalt viis, kuidas me kirjeldame muutusi ruumis. Aga kvantgravitatsiooni teooriad ütlevad, et isegi ruum ei ole fundamentaalne. Silmus kvantgravitatsioonis koosneb ruum väikestest silmustest, kvantstruktuuridest, mis on palju väiksemad kui aatomid. Need silmused on nii väikesed, et me ei saa neid kunagi otse vaadelda. Nad on Plancki skaalal, umbes 10 astmes -35 meetrit. Aga need silmused on see, millest ruum on tehtud. Ja aeg? Aeg on lihtsalt viis, kuidas need silmused muutuvad ja suhtlevad. Teine võimalus on informatsioon. Mõned füüsikud, nagu John Wheeler, sama Wheeler, kes leiutas viivitatud valikueksperimendi, arvavad, et informatsioon on fundamentaalsem kui aine või energia. Wheeler kuulus fraas oli it from bit. Idee, et kogu füüsiline reaalsus, it, tekib informatsioonist, bit. Selles pildis ei ole universum tehtud aatomitest või energiast. See on tehtud informatsioonist. Ja aatomid ja energia on lihtsalt viisid, kuidas see informatsioon on organiseeritud. Kui see on tõsi, siis Wieni eksperiment näitab midagi sügavat. See näitab, et informatsioon ei ole lihtsalt kirjeldus reaalsusest. See on reaalsus. Andmed serveris ei ole lihtsalt kirjeldus sellest, mida foton tegi. Need andmed on see, mida foton tegi. Ja kui need andmed muutuvad, kui nende tähendus muutub vaatluse tõttu, siis muutub ka see, mida foton tegi. See kõlab nagu solipsism. Idee, et reaalsus eksisteerib ainult meie mõtetes. Aga see ei ole see, mida kvantmehaanika ütleb.
Kvantmehaanika ei ütle, et reaalsus on illusioon. See ütleb, et reaalsus on fundamentaalselt relatsioonide kohta. Objektid ei eksisteeri isolatsioonis. Nad eksisteerivad ainult suhetes teiste objektidega. Ja vaatlus on lihtsalt spetsiaalne tüüp suhet. Suhe, mis fikseerib kvantseisundi. Mõelge sellele nii. Te olete toas. Toas on tool. Kas tool eksisteerib, kui te ei vaata seda? Klassikaline füüsika ütleb, muidugi. Tool on seal, olenemata sellest, kas keegi vaatab seda või mitte. Aga kvantmehaanika ütleb, küsimus on valesti esitatud. Tool ei ole seal või mitte seal. Tool on seisundis, mis on määratletud selle suhetega kõige muuga toas. Põrandaga, õhuga, valgusega, teiega. Ja kui te vaatate tooli, loote uue suhte, mis muudab tooli seisundit. Suurte objektide jaoks, nagu toolid, on need suhted nii arvukad ja nii tugevad, et tooli seisund on praktiliselt fikseeritud. Tool on seal väga heas lähenduses. Aga väikeste objektide jaoks, nagu footonid, on suhteid vähem ja nad on nõrgemad. Footon ei ole seal või siin enne, kui ta suhtleb millegagi, detektoriga, peegli, teie silmaga. Ja see suhtlus ei ole lihtsalt informatsiooni saamine. See on footoni seisundi loomine. Wieni eksperiment näitab, et see kehtib ka aja kohta. Footon ei tee midagi esmaspäeval kindlas mõttes. Ta on seisundis, mis on määratletud kõigi tema suhetega, sealhulgas suhtega teisipäeva vaatlusega. Ja alles kui see vaatlus tehakse, muutub see, mida foton tegi esmaspäeval, päriseks. Aga kui see on tõsi, siis mis on teadvuse roll? Kas me vajame teadlikku vaatlejat, et kvantseisund kollapseeruks? Või piisab mis tahes füüsilisest suhtlusest? See on üks kõige vaieldavam küsimus kvantmehaanika filosoofias. Eugene Wigner, kes sai Nobeli preemia kvantteooria eest, arvas, et teadus on vajalik. Tema kuulus mõttekäik oli Wigneri sõber, versioon Schrödingeri kassist, kus sõber on kastis koos kassiga. Sõber vaatab kassi ja näeb, kas ta on elus või surnud. Aga Wigner, kes on väljaspool kasti, ei tea, mida sõber nägi. Kas sõbra vaatlus kollapseeris kvantseisundi? Või on sõber ise superpositsioonis? Nägi kassi elusana ja surnuna samaaegselt, kuni Wigner avab kasti ja küsib. Enamik füüsikuid arvab, et see on absurdne. Nad arvavad, et mis tahes füüsiline suhtlus, mitte ainult teadlik vaatlus, kollapseerib kvantseisundi. Kui foton tabab detektorit, kollapseerub ta. Kui elektron suhtleb teise elektroniga, kollapseerub ta. Teadvus ei ole vajalik. Aga mõned füüsikud ei ole nii kindlad. Matthew Fisher Californias on pakkunud välja, et aju võib kasutada kvantprotsesse, et teatud molekulid ajus, eriti fosfaadirühmad, mis on seotud energiaga, võivad olla kvantpõimunud ja see põimumine võib mängida rolli teadvuses. See on väga spekulatiivne idee ja enamik neuroteadlasi on skeptilised. Aga Fisher on tõsine füüsik ja ta on pakkunud välja konkreetseid eksperimente, et seda testida. Kui ta on õigel teel, siis Wieni eksperiment võib olla oluline. Sest kui aju kasutab kvantprotsesse, siis võib olla meie otsused, meie teadlikud valikud on kvantprotsessid. Ja kui need on kvantprotsessid, siis võib-olla nad ei ole täielikult määratud mineviku poolt. Võib-olla on vaba tahe reaalne kvantmehaanika mõttes. Mitte sellepärast, et meie otsused on juhuslikud, vaid sellepärast, et nad on osa kvantprotsessist, mis ei ole täielikult määratud enne, kui see on lõpetatud. See on spekulatsioon, aga see on spekulatsioon, mis põhineb päris füüsikal, päris eksperimentidel, päris andmetel. Ja see toob meid tagasi algse küsimuse juurde. Mida Wieni eksperiment tegelikult tähendab? See tähendab, et minevikku ei ole fikseeritud enne, kui olevikku on määratud. See tähendab, et aeg ei ole see, mida me arvasime. See tähendab, et reaalsus on fundamentaalselt relatsioonide kohta,
mitte objektide kohta. See tähendab, et informatsioon ei ole lihtsalt kirjeldus maailmast. See on osa maailmast. Aga kõige olulisem on see, mida see ei tähenda. See ei tähenda, et te saate muuta minevikku omal valikul. See ei tähenda, et te saate minna tagasi ja parandada oma vigu. See ei tähenda, et ajalugu on illusioon. See, mis muutub, ei ole sündmused ise. See on nende olemus. Foton läbis katse. See fakt ei muutu. Aga see, kas ta läbis selle kui laine või kui osake, see määratakse alles hiljem. Informatsioon ei liigu tagasi ajas, aga mineviku tähendus sõltub olevikust. Ja võib-olla see on kõige sügavam õppetund. Minevikku ei ole lihtsalt see, mis juhtus. See on see, kuidas me mõistame seda, mis juhtus. Ja see mõistmine ei ole staatiline. See muutub, kui me õpime rohkem, kui me näeme rohkem, kui me teeme uusi valikuid. Kvantmehaanika näitab meile seda füüsilisel tasemel, aga võib-olla see kehtib ka sügavamal, inimlikumal tasemel. Meie isiklik minevikku, meie mälestused, meie kogemused, meie lood ei ole fikseeritud. Need muutuvad, kui me muutume. Sama sündmus võib tähendada erinevaid asju erinevatel aegadel meie elus. Ja see tähendus ei ole lihtsalt meie tõlgendus. See on osa sellest, mis see sündmus oli. Viini eksperiment näitab meile, et see ei ole lihtsalt psühholoogia. See on füüsika. Minevikku ja olevikku ei saa eraldada. Need on osa samast protsessist, samast reaalsusest, samast universumist. Ja see universum on palju kummaline, palju rikkalikum, palju avatum, kui me kunagi arvasime. Aga läheme veel sügavamale. Sest kui minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust, siis see ei kehti ainult footonite kohta laboris. See kehtib kogu universumi kohta. Mõelge suure paugu kohta. 13,8 miljardit aastat tagasi oli kogu universum koondunud ühte lõpmatult tihedasse punkti. Siis toimus plahvatus. Mitte plahvatus ruumis, vaid ruumi enda plahvatus. Universum hakkas laienema. Esimesed aatomid tekkisid, esimesed tähed süttisid, galaktikad moodustusid ja lõpuks ühel väikesel planeedil, ühes tavalisel galaktikas tekkis elu. Ja see elu arenes ja lõpuks tekkis teadvus. Ja see teadvus hakkas küsima, kuidas see kõik algas. Aga siin on küsimus, mida enamik inimesi ei küsi. Kas suur pauk juhtus kindlal viisil? Või on see, kuidas suur pauk juhtus, endiselt määramata, oodates vaatlust? See kõlab hullumeelselt. Suur pauk juhtus 13,8 miljardit aastat tagasi. Me oleme siin alles mõned miljonid aastat. Kui me räägime inimkonnast, siis mõnisada 1000 aastat. Kuidas saab meie vaatlus praegu mõjutada seda, mis juhtus nii ammu? Aga kvantmehaanika ei tee vahet. Kui Viini eksperiment näitab, et vaatlus 24 tundi hiljem muudab seda, mis juhtus esmaspäeval, siis sama põhimõte kehtib ka 13,8 miljardi aasta kohta. Aeg on aeg. Kvantseisund on kvantseisund. Ja kui kogu universum oli kunagi piisavalt väike, et olla kvantseisundis, ja see oli suure paugu ajal, siis see seisund ei ole täielikult kollapseerunud enne, kui keegi seda vaatleb. See on John Wheeleri osalusuniversumi idee. Wheeler arvas, et universum ei ole lihtsalt olemas. See tekib läbi vaatluse. Mitte ainult praegu, vaid tagasiulatuvalt, kuni alguseni. Iga kord, kui me vaatleme kauget kvaasari, iga kord, kui me mõõdame kosmilise mikrolaine taustkiirgust, iga kord, kui me uurime universumi struktuuri, me ei vaata lihtsalt minevikku. Me loome minevikku. Kõlab nagu solipsism kosmilisel skaalal. Aga Wheeler ei rääkinud inimlikust teadvusest. Ta rääkis vaatlusest kui füüsilisest protsessist. Iga kord, kui foton suure paugu taustkiirgusest tabab meie teleskoopi, see foton otsustab tagasiulatuvalt, millist teed ta võttis läbi universumi.
Ja kuna universum oli kunagi piisavalt väike, et olla kvantseisundis, siis see otsus mõjutab mitte ainult footoni teed, vaid kogu universumi seisundit sel hetkel. Kas see on tõsi? Me ei tea. Aga on viise, kuidas seda testida. Üks viis on vaadata kosmilise mikrolaine taustkiirguse polarisatsiooni. See kiirgus, valgus, mis jäi üle suure paugu järel, kui universum oli ainult 380 000 aastat vana, kannab endas informatsiooni selle kohta, kuidas universum siis välja nägi. Ja see informatsioon on osaliselt kvantne. Fotoonid selles kiirguses olid kunagi kvantpõimunud. Ja kui me mõõdame nende polarisatsiooni praegu, võime me mõjutada seda, milline see põimumine oli siis. Teine viis on vaadata galaktikate jaotust. Galaktikad ei ole universumis ühtlaselt jaotunud. Nad moodustavad struktuure, filamente, seinu, tühikuid. Need struktuurid tekkisid gravitatsiooni tõttu, aga nende algne seeme oli kvantfluktuatsioonid suure paugu ajal. Väikesed juhuslikud kõikumised kvantväljades, mis siis paisusid kosmilise inflatsiooni tõttu ja muutusid galaktikateks. Ja need kvantfluktuatsioonid, need olid superpositsioonid. Nad ei olnud siin või seal. Nad olid mõlemas kohas korraga, kuni gravitatsioon ja ainesuhtlus kollapseeris need. Aga millal täpselt see kollaps toimus? Kas see toimus kohe pärast inflatsiooni? Või on see endiselt toimumas iga kord, kui me vaatleme kauget galaktikat? Mõned kosmoloogid arvavad, et kogu universumi lainefunktsioon, matemaatiline kirjeldus universumi kvantseisundist, ei ole veel täielikult kollapseerunud, et on endiselt superpositsioonid, endiselt määramatused, endiselt võimalusi, mis muutuvad päriseks alles siis, kui me vaatleme neid. Selles pildis ei ole universum täielikult juhtunud veel. See on endiselt juhtumas ja meie vaatlused on osa sellest protsessist. Kui see on tõsi, siis me ei ole lihtsalt vaatlejad, me oleme osalejad. Me ei vaata lihtsalt universumi ajalugu, me loome seda ajalugu tagasiulatuvalt kuni alguseni. Aga oodake, kui meie vaatlused loovad minevikku, siis mis lõi meid? Kui universum ei ole täielikult juhtunud enne, kui me vaatleme seda, siis kuidas me tekkisime? See on paradoks, aga see ei ole vastuolu. Sest kvantmehaanika ei ütle, et miski ei eksisteeri enne vaatlust. See ütleb, et asjad on superpositsioonides, mitmes seisundis korraga enne vaatlust. Universum oli siin, galaktikad olid siin, tähed olid siin, maakera oli siin, elu oli siin. Me oleme siin. Aga täpne viis, kuidas kõik see juhtus, täpsed kvantseisundid, täpsed fluktuatsioonid, täpsed valikud, mida universum tegi iga kvantprotsessi ajal, need ei ole täielikult fikseeritud enne, kui me vaatleme neid. See on nagu vaadata vana perekonna fotot. Foto on tehtud, inimesed pildil olid päriselt seal. Aga see, mida see foto tähendab, kas see oli õnnelik hetk või kurb hetk, kas see oli algus või lõpp, kuidas see sobib suuremasse lugu? See sõltub teist praegu, vaatajast. Kvantmehaanika ütleb, et see kehtib ka füüsiliselt. Mitte ainult tähendus, vaid füüsiline olemus sõltub vaatlusest. Ja see toob meid mitmikversumite juurde. Kui iga kvantvalik loob hargnemise, üks universum, kus foton läks vasakule, teine universum, kus ta läks paremale, siis on lõpmatu arv universumeid. See on Hugh Everetti paljude maailmade tõlgendus. Iga võimalik tulemus iga kvantprotsessi jaoks juhtub, lihtsalt erinevates universumites. Ja kõik need universumid on võrdselt päris. Selles pildis ei muuda Viini eksperiment minevikku. See lihtsalt valib, millises universumis me oleme. Kui nad otsustavad teisipäeval mõõta, millist teed fotoonid võtsid, siis nad leiavad end universumis, kus fotoonid käitusid nagu osakesed. Kui nad otsustavad mitte mõõta, siis nad leiavad end universumis, kus fotoonid käitusid nagu lained. Mõlemad universumid eksisteerivad. Nad lihtsalt hüppavad ühest teise, kui nad teevad valiku.
Aga see ei ole päris õige, sest paljude maailmade tõlgenduses ei hüppa te universumite vahel. Pigem lühenete te. Iga kord, kui kvantvalik tehakse, lüheneb teie teadvus 2 koopiks. Üks, kes näeb ühte tulemust, teine, kes näeb teist. Ja mõlemad koopiad on võrdselt teie. Mõlemad arvavad, et nad on originaal. Mõlemad jätkavad oma elu oma universumis. See kõlab hullumeelselt, aga matemaatiliselt on see kõige lihtsam kvantmehaanika tõlgendus. Te ei pea selgitama, kuidas lainefunktsioon kollapseerub. Te ei pea lisama mingeid lisareegleid. Te lihtsalt võtate Schrödingeri võrrandit tõsiselt ja järgite, kuhu see viib. Ja see viib mitmikversumiteni. Aga kui on lõpmatu arv universumeid, siis mis vahet see teeb, mida me teeme? Kui iga võimalik valik juhtub mingis universumis, siis kas meie valikud üldse loevad? Jah, sest teie, see konkreetne teadvus, see konkreetne kogemus, see konkreetne hetk, olete ainult ühes universumis. Teised versioonid teist on teistes universumites, aga nad ei ole teie. Teie valikud määravad, millises universumis teie olete. Nad ei muuda seda, mis juhtub teistes universumites, aga nad muudavad teie kogemust. Ja võib-olla see on kõige olulisem õppetund. Isegi kui on lõpmatu arv universumeid, isegi kui iga võimalus juhtub kusagil, teie kogemus on ainulaadne. Teie valikud loevad. Mitte sellepärast, et nad muudavad kogu reaalsust, vaid sellepärast, et nad muudavad teie reaalsust. Aga läheme tagasi konkreetsete eksperimentide juurde, sest see kõik ei ole ainult filosoofia. See on midagi, mida me saame testida. 2023. aastal tegi teine meeskond, seekord Genfi ülikoolis, eksperimendi, mis viis Viini töö veel kaugemale. Nad kasutasid mitte footoneid, vaid aatomeid. Rubiidiumi aatomeid, mis olid jahutatud peaaegu absoluutse nulli lähedale. Ja nad näitasid sama efekti. Otsus, mida teha pärast seda, kui aatomid olid läbinud katse, muutis seda, kuidas aatomid olid käitunud. Aga nad lisasid midagi uut. Nad kasutasid kvantpõimumist. Nad võtsid 2 aatomit ja põimusid need. Siis nad saatsid ühe aatomi läbi katse ja hoidsid teist aatomit laboris. Ja kui nad mõõtsid teist aatomit, seda, mis ei olnud kunagi läbinud katset, see mõjutas seda, kuidas esimene aatom oli käitunud. Mõelge sellele. Aatom A läheb läbi katse esmaspäeval. Aatom B jääb laborisse. Teisipäeval mõõdavad nad aatomit B ja see muudab seda, mida aatom A tegi esmaspäeval. Aatom B ei olnud kunagi katses. Ta ei olnud kunagi lähedal aatomile A. Aga kuna nad olid kvantpõimunud, oli nende vahel seos, mis ületas ruumi ja aega. See ei ole enam lihtsalt viivitatud valik. See on viivitatud valik pluss kvantpõimumine. 2 kõige kummalisemat kvantmehaanika omadust kombineeritud ühes eksperimendis. Ja tulemused olid täpselt need, mida kvantmehaanika ennustas. Aga siin on kõige huvitavam osa. Nad varieerisid kaugust aatomite vahel. Mõnikord olid nad samas laboris. Mõnikord olid nad erinevates hoonetes. Ükskord panid nad aatomi B lennukisse ja lendasid selle teise riiki. Ja efekt püsis. Olenemata sellest, kui kaugel aatomid olid, mõjutas aatomi B mõõtmine seda, mida aatom A oli teinud. See näitab midagi sügavat. Kvantpõimumine ei ole lihtsalt seos ruumis. See on seos, mis ületab ruumi. Einstein nimetas seda kummaliseks kaugmõjuks ja arvas, et see tõestab, et kvantmehaanika on vale. Aga eksperimendid on näidanud, et Einstein eksis. Kvantpõimumine on reaalne. Ja see ei ole lihtsalt kummaline, see on fundamentaalne. Mõned füüsikud arvavad, et kvantpõimumine on see, millest ruum on tehtud. Et ruum ei ole fundamentaalne. See on emergentne omadus, mis tekib kvantpõimumisest.
See on Mark van Raamstonki ja teiste idee, mis põhineb ADS/CFT vastavusel. Matemaatiline seos kahe erinevat tüüpi füüsikalise teooria vahel. Selles pildis, kui te võtate kaks kvantpõimunud osakest ja lõikate nende vahelise põimumise, siis ruum nende vahel rebib. Põimumine loob ruumi. Ilma põimumiseta ei ole ruumi. Kui see on tõsi, siis Genfi eksperiment näitab midagi veel radikaalsemat kui Wieni eksperiment. See näitab, et mitte ainult aeg, vaid ka ruum sõltub kvantprotsessidest. Ruum ei ole lava, kus asjad juhtuvad. Ruum on ise midagi, mis juhtub, mis tekib kvantsuhetest. Ja see toob meid tagasi fundamentaalse küsimuse juurde. Mis on reaalsus? Klassikaline füüsika ütleb, reaalsus on objektid ruumis ja ajas. On aatomid, on väljad, on energia. Need asjad eksisteerivad, nad suhtlevad, nad järgivad seadusi. Ja me, vaatlejad, oleme väljaspool. Me vaatleme reaalsust, aga me ei ole osa sellest fundamentaalsel viisil. Kvantmehaanika ütleb, see pilt on vale. Reaalsus ei ole objektid, see on suhted. Objektid eksisteerivad ainult suhetes teiste objektidega. Ja vaatlus ei ole väljaspool. See on üks tüüp suhet, üks viis, kuidas objektid suhtlevad. Aga mis on suhted? Kuidas saab suhe eksisteerida ilma objektideta, mis on seotud? See on sügav küsimus ja erinevad füüsikud annavad erinevaid vastuseid. Mõned ütlevad, et objektid on fundamentaalsed ja suhted on tuletatud. Teised ütlevad, et suhted on fundamentaalsed ja objektid on tuletatud. Ja mõned ütlevad, et ei objektid ega suhted ei ole fundamentaalsed, et on midagi sügavamat, millest mõlemad tekivad. Üks võimalus on informatsioon. Kui informatsioon on fundamentaalne, siis objektid on viisid, kuidas informatsioon on organiseeritud, ja suhted on viisid, kuidas informatsioon voolab. Selles pildis ei ole universum tehtud ainetest või energiast. See on tehtud informatsioonist. Ja kõik, mida me näeme, aatomid, tähed, galaktikad, meie ise, on mustrid selles informatsioonis. Teine võimalus on, et ei ole fundamentaalset tasandit üldse. Et reaalsus on kilpkonnad kuni lõpuni. Iga tase tekib sügavamast tasandist ja ei ole lõplikku põhja. See on radikaalsemat tüüpi idee, aga mõned füüsikud võtavad seda tõsiselt. Kolmas võimalus on, et küsimus ise on valesti esitatud. Et mis on fundamentaalne, ei ole õige küsimus. Et reaalsus ei ole hierarhia, kus mõned asjad on fundamentaalsemad kui teised. Pigem on see võrgustik, kus kõik on võrdselt päris, võrdselt fundamentaalne, võrdselt osa tervikust. Wieni ja Genfi eksperimendid ei ütle meile, milline neist on õige, aga nad näitavad meile, et küsimus ei ole akadeemiline. See on miski, millel on mõõdetavad tagajärjed, miski, mida me saame uurida laboris. Ja see on ehk kõige põnevam osa. Me elame ajal, mil need sügavad filosoofilised küsimused, mis on aeg, mis on ruum, mis on reaalsus, ei ole enam ainult filosoofia. Need on füüsika. Need on küsimused, millele me saame vastata eksperimentide kaudu. Muidugi, vastused ei ole lihtsad. Iga eksperiment tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid. Iga avastus näitab meile, kui palju me veel ei tea. Aga see on teaduse ilu. Me ei otsi lõplikke vastuseid. Me otsime paremaid küsimusi. Ja Wieni eksperiment on andnud meile ühe parimaid küsimusi. Kui minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust, siis mis veel ei ole fikseeritud? Kui aeg ei ole see, mida me arvasime, siis mis veel ei ole see, mida me arvasime? Võib-olla on vastus kõik. Võib-olla ei ole miski täielikult fikseeritud. Võib-olla on kogu universum, minevikku, olevikku, tulevikku, ruum, aeg, aine, energia, teadvus, kõik, endiselt juhtumas, endiselt muutumas, endiselt avatud.
Ja kui see on tõsi, siis me ei ole lihtsalt vaatlejad. Me oleme kaasloojad. Iga vaatlus, iga valik, iga hetk, mil me suhtleme universumiga, me ei vaata lihtsalt, mis on. Me loome, mis on. See ei tähenda, et me saame luua mida tahes. Kvantmehaanika ei ole maagia. See on endiselt füüsika, endiselt seadused, endiselt piirangud. Aga need piirangud ei ole nii jäigad, kui me arvasime. Reaalsus ei ole täielikult määratud. On ruum, on võimalused, on avatus. Ja võib-olla see on kõige olulisem sõnum. Universum ei ole suletud süsteem. See ei ole kell, mis tiksuks ettemääratud viisil. See on elav, dünaamiline, avatud protsess. Ja me oleme osa sellest protsessist. Aga kuidas me saame seda kasutada? Kuidas me saame rakendada neid ideid praktiliselt? Üks viis on kvantsimulatsioon. Kui me ei saa uurida päris suurt pauku, sest see juhtus liiga ammu ja liiga kaugel, siis võib-olla saame simuleerida seda laboris. Võtta aatomeid, jahutada neid peaaegu absoluutse nulli lähedale, panna nad kvantseisundisse, mis sarnaneb varase universumiga, ja vaadata, mis juhtub. See ei ole ulme. Teadused teevad seda juba. 2024. aastal ehitas meeskond MIT-s kvantsimulaatori, mis kasutas tuhandeid ultrakülmi aatomeid, et simuleerida kvantvälja dünaamikat. Nad näitasid, kuidas kvantfluktuatsioonid võivad kasvada ja muutuda makroskoopiliseks struktuuriks, täpselt nagu juhtus varases universumis. Teine viis on kvantandurid. Kui kvantseisundid on nii tundlikud vaatluse suhtes, siis võib-olla saame kasutada neid, et mõõta asju, mida tavaline tehnoloogia ei suuda. Gravitatsioonilaineid, tumeainet, kvantfluktuatsioone vaakumis. Kõike, mis on liiga nõrk, liiga väike, liiga õrn tavalistele anduritele. Ja juba on edusamme. LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, mis avastas gravitatsioonilained 2015. aastal, kasutab kvantoptimeeritud mõõtmisi. Nad kasutavad kvantpõimunud footoneid, et vähendada mõõtmise müra, ja nad plaanivad järgmist põlvkonda detektoreid, mis kasutavad veel arenenumaid kvanttehnikaid. Kolmas viis on kvantmetroogia, teadus äärmiselt täpsete mõõtmiste tegemisest. Kui me saame mõõta aega täpsusega 1 sekund 100 miljoni aasta kohta, mis on praeguste aatomkellode täpsus, siis võib-olla saame testida relatiivsusteooria väga väikeseid efekte. Võib-olla saame näha, kuidas kvantmehaanika ja gravitatsioon suhtlevad. Ja see on oluline, sest üks suurimaid lahendamata probleeme füüsikas on kvantgravitatsiooni teooria. Kuidas ühendada kvantmehaanika, mis kirjeldab väga väikeseid asju, ja üldrelatiivsusteooria, mis kirjeldab väga suuri asju? Need kaks teooriat on mõlemad uskumatult täpsed oma valdkondades, aga nad ei sobi kokku. Kui te proovite neid kombineerida, saate lõpmatusi, vastuolusid, absurdsusi. Viini ja Genfi eksperimendid ei lahenda seda probleemi, aga nad näitavad meile, kus otsida. Nad näitavad, et kvantomadused, superpositsioon, põimumine, viivitatud valik ei kao, kui süsteemid muutuvad suuremaks või kui aeg muutub pikemaks. Need omadused on fundamentaalsed. Ja kui me tahame mõista, kuidas universum töötab, peame võtma neid omadusi tõsiselt. Aga on veel üks rakendus, mis on võib-olla kõige olulisem. Haridus. Sest Viini eksperiment näitab meile, et universum ei ole see, mida meile õpetati koolis. Aeg ei ole lihtne. Ruum ei ole lihtne. Põhjus ja tagajärg ei ole lihtsad. Ja see ei ole probleem, see on võimalus. Võimalus õpetada inimestele, et maailm on kummaline, rikkalik, täis üllatusi. Et teadus ei ole lihtsalt faktide kogumine, vaid seiklus, avastamine, imestus. Et me ei tea kõike ja see on hea. Sest kui me teaksime kõike,
ei oleks enam midagi avastada. Ja võib-olla see on kõige sügavam õppetund Viini eksperimendist. Mitte see, mida see meile ütleb universumi kohta, kuigi see on põnev, vaid see, mida see meile ütleb meie endi kohta. Et me oleme osa millestki suuremast, millestki kummaline, millestki, mis ületab meie igapäevast kogemust. Aga me saame seda uurida, me saame seda mõista, me saame olla osa sellest avastamisest. Ja see on imeline. Aga oodake hetk, ma tean täpselt, mida te mõtlete praegu. Te mõtlete, see kõik kõlab liiga ilusalt, et olla tõsi. Liiga kummaline, liiga mugav. Kas see ei ole lihtsalt veel üks pseudoteaduslik lugu, mis võtab päris füüsikat ja väänab seda, et müüa raamatuid või saada klikke? See on õige küsimus, hea küsimus. Ja ma austan teid selle küsimise eest. Sest jah, internet on täis lugusid kvantmehaanikast, mis väidavad, et teie mõtted loovad reaalsust. Et kui te lihtsalt vibratsiooni tõstate või manifesteerite, siis universum annab teile, mida te tahate. Et kvantfüüsika tõestab, et teadvus on kõik ja aine on illusioon. Need lood kasutavad päris teaduslikke termineid. Superpositsioon, lainefunktsioon, vaatleja efekt. Aga nad väänavad neid tähendusi nii palju, et päris füüsikud ei tunneks neid ära. Seega olgu selge, Viini eksperiment ei tõesta, et teie mõtted loovad reaalsust. See ei tõesta, et te saate manifesteerida rikkust või tervist või armastust lihtsalt õigete vibratsioonide kaudu. See ei tõesta, et aine on illusioon või et teadvus on kõik. Mida see siis tõestab? See tõestab midagi palju konkreetsemat ja palju kummalisemat. See tõestab, et kvantseisund, matemaatiline kirjeldussüsteemi võimalikest seisunditest, ei kollapseeru ühte kindlasse seisundisse enne, kui mõõtmine tehakse. Ja see mõõtmine võib toimuda pärast seda, kui süsteem on juba läbinud protsessi. Seega see, milline tüüpi protsess see oli, kas foton käitus nagu laine või nagu osake, määratakse tagasiulatuvalt. Aga, ja see on oluline aga, see ei tähenda, et te saate valida, milline tulemus te saate. Kvantmehaanika on probabilistlik. Kui te mõõdate fotoonit, on teatud tõenäosus, et te leiate selle ühes seisundis ja teatud tõenäosus, et te leiate selle teises seisundis. Te ei saa kontrollida, millise tulemuse te saate. Te saate ainult mõjutada tõenäosusi. Ja see ei tähenda, et teadvus on vajalik. Mis tahes füüsiline suhtlus, foton tabab detektorit, elektron põrkub teise elektroniga, aatom emiteerib valgust, kollapseerib kvantseisundi. Te ei vaja teadlikku vaatlejat, te vajate lihtsalt suhtlust. Seega te ei saa muuta minevikku oma mõtetega. Te ei saa manifesteerida miljonit eurot lihtsalt õigete vibratsioonide kaudu. Kvantmehaanika ei tööta nii. Aga see, mis kvantmehaanika tegelikult ütleb, on palju huvitavam kui mis tahes pseudoteaduslik lugu. See ütleb, et reaalsus ei ole fikseeritud enne, kui see on mõõdetud. Mitte sellepärast, et teie mõtted loovad seda, vaid sellepärast, et reaalsus ise, fundamentaalsel, füüsilisel tasemel, on probabilistlik, määramata, avatud. Universum ei ole kell, mis tiksuks ettemääratud viisil. See on protsess, mis areneb, mis loob ennast, mis on fundamentaalselt loominguline. Ja see on palju imelisem kui mis tahes pseudoteaduslik lugu. Sest see ei ole lihtsalt lugu. See on mõõdetav, korratav, testitud fakt. Aga läheme sügavamale sellesse, mida me tegelikult teame ja mida me ei tea. Mida me teame kindlalt? 1. Viini eksperiment toimus. Andmed on avaldatud. Metoodika on läbipaistev. Teised laborid on hakanud seda kordama. See ei ole spekulatsioon. See on dokumenteeritud teaduslik fakt. 2. Kvantmehaanika ennustab täpselt seda, mida eksperiment näitas. Matemaatika on selge. Schrödingeri võrrand, mis kirjeldab kvantseisundite arengut, ei tee vahet mineviku ja tuleviku vahel. Kui te teate tuleviku mõõtmise, saate arvutada, milline pidi olema mineviku seisund.
ja see arvutus vastab täpselt sellele, mida eksperiment näitas. 3. See ei ole ainulaadne fenomen. Klassikaline Wheeleri viivitatud valiku eksperiment on tehtud tuhandeid kordi alates 1977. aastast. Kvantpõimumise eksperimendid on näidanud sarnaseid efekte. Kvanttuunelimise eksperimendid on näidanud negatiivset aega. See kõik sobib kokku ühtsesse pilti. 4. Efekt ei sõltu vahemaast ega ajast. Genfi eksperiment näitas seda aatomitega, mis olid erinevates riikides. Kosmonoogilised vaatlused näitavad kvantumadusi valguses, mis on reisinud miljardeid aastaid. Kvantmehaanika ei kao, kui süsteemid muutuvad suuremaks või kui aeg muutub pikemaks. 5. Kõik klassikalised seletused on välistatud. Belli võrratused, matemaatilised testid, mis eristavad kvantmehaanika klassikalistest teooriatest, on kontrollitud tuhandetes eksperimentides. Kvantmehaanika võidab alati. Ei ole peidetud muutujaid. Ei ole klassikalist seletust. Need on faktid, mitte tõlgendused, mitte filosoofia, faktid. Aga siis on asjad, mida me ei tea. 1. Me ei tea, kuidas kvantseisund kollapseerub. Me teame, et see juhtub. Me teame, millal see juhtub. Me teame, millised on tõenäosused, aga me ei tea, mis põhjustab seda. Kas see on fundamentaalne protsess? Kas see on lihtsalt meie teadmatus? Kas see on seotud gravitatsiooniga, teadvusega, millegi muuga? Me ei tea. 2. Me ei tea, kus on piir kvantmaailma ja klassikalise maailma vahel. Me teame, et väikesed asjad, fotoonid, elektronid, aatomid, käituvad kvantmehaanikalt. Me teame, et suured asjad, toolid, autod, planeedid, käituvad klassikaliselt. Aga kus täpselt on üleminek? Kas on mingi fundamentaalne piir? Või on see lihtsalt praktiline küsimus? Suured asjad suhtlevad nii palju keskkonnaga, et nende kvantumadused lekivad välja. Me ei tea. 3. Me ei tea, kas teadvus mängib mingit rolli. Enamik füüsikuid arvab, et ei. Aga mõned, sealhulgas mõned väga tõsised, väga austatud füüsikud, arvavad, et võib-olla küll. Me ei tea. Ja ausalt öeldes, me ei tea isegi, kuidas seda testida. Sest me ei tea, mis on teadvus. Me ei tea, kuidas mõõta seda. Me ei tea, kuidas eristada teadlikku vaatlust mitteteadlikust suhtlusest. 4. Me ei tea, kas mitmikversumid on päris. Paljude maailmade tõlgendus on matemaatiliselt elegantseim viis mõista kvantmehaanikast. Aga kas see tähendab, et need teised universumid on päriselt olemas? Või on see lihtsalt matemaatiline trikk, mugav viis rääkida tõenäosustest? Me ei tea. Ja me ei tea, kuidas seda testida. Sest kui teised universumid on päris, aga me ei saa kunagi suhelda nendega, siis mis vahet see teeb? 5. Me ei tea, mis on aeg. Me teame, kuidas aeg käitub. Me teame, kuidas seda mõõta. Me teame, kuidas see on seotud ruumiga. Aga me ei tea, mis see on. Kas see on fundamentaalne? Kas see on emergentne? Kas see on illusioon? Me ei tea. 6. Me ei tea, kuidas ühendada kvantmehaanika ja gravitatsioon. Need on kaks kõige edukamat teooriat füüsika ajaloos. Mõlemad on testitud uskumatu täpsusega. Aga nad ei sobi kokku. Ja me ei tea, kuidas neid ühendada. On kandidaadid, stringiteooria, silmuskvantgravitatsiooni, teised. Aga meil ei ole eksperimentaalseid andmeid, mis ütleksid meile, milline on õige. Need on asjad, mida me ei tea. Ja see nimekiri ei ole täielik. On sadu, tuhandeid küsimusi, millele me ei tea vastuseid. Aga siin on oluline punkt. See, et me ei tea, ei tähenda, et me ei saa teada. See ei tähenda, et küsimused on vastamatud. See tähendab lihtsalt, et me ei ole veel leidnud vastuseid. Ja see on teaduse ilu. Me ei väida, et me teame kõike. Me ei väida, et meil on kõik vastused. Me ütleme ausalt. Siin on see, mida me teame, siin on see, mida me ei tea,
Ja siin on see, kuidas me proovime teada saada. See on see, mis eristab teadust pseudoteadusest. Pseudoteadus väidab, et tal on kõik vastused. Teadus ütleb, meil on mõned vastused, palju küsimusi ja meetod, kuidas leida rohkem vastuseid. Ja see meetod töötab. See on viinud meid kuu peale. See on andnud meile arvutid, internetid, ravimid, mis päästavad miljoneid elusid. See on näidanud meile, kuidas universum tekkis, kuidas tähed sünnivad ja surevad, kuidas elu arenes. See on andnud meile Wieni eksperimendi. Võime näidata, et minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust. Aga see meetod nõuab alandlikkust. Nõuab tunnistamist, et me võime eksida. Nõuab valmisolekut muuta meie mõtteid, kui uued andmed tulevad. Nõuab ausust selle kohta, mida me teame ja mida me ei tea. Ja praegu, siin, selle eksperimendiga, me oleme piiril. Me oleme kohas, kus meie teadmised lõppevad ja meie teadmatus algab. Me teame, et minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust. Aga me ei tea, mida see tähendab. Me ei tea, kuidas see sobib suuremasse pilti. Me ei tea, kuidas see muudab meie arusaama reaalsusest. Aga me uurime. Me teeme eksperimente. Me ehitame teooriad, me testame neid. Me eksime, me õpime, me proovime uuesti. Ja aega mööda, samm-sammult, me liigume edasi. Mõelge, kui kaugele me oleme jõudnud. 100 aastat tagasi ei teadnud me, et aatomid eksisteerivad. Me arvasime, et universum on igavene ja muutumatu. Me arvasime, et aeg on absoluutne. Me arvasime, et ruum on lihtsalt tühi lava, kus asjad juhtuvad. Nüüd me teame, et aatomid on päris. Me teame, et universum tekkis 13,8 miljardit aastat tagasi. Me teame, et aeg on suhteline. Me teame, et ruum on dünaamiline, kõverduv, laienev. Me teame, et kvantmehaanika valitseb mikromaailma. Me teame, et minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust. Iga neist avastustest oli revolutsiooniline. Iga neist muutis fundamentaalselt, kuidas me mõistame reaalsust. Ja iga neist tuli eksperimentidest, vaatlustest, hoolikast teadusest. Mitte filosoofilisest spekulatsioonist, mitte müstilisest ilmutusest, mitte autoriteedist või traditsioonist, vaid eksperimentidest. Ja see on see, mis teeb Wieni eksperimendi nii oluliseks. See ei ole lihtsalt veel üks kummaline kvantfakt, see on aken sügavamasse reaalsusesse. See on viis testida ideid, mida me arvasime olevat testimatud. See on samm edasi meie mõistmises, kuidas universum töötab. Aga see on ainult üks samm. On veel palju samme ees. Järgmine samm võib olla kvantgravitatsiooni teooria. Teooria, mis ühendab kvantmehaanika ja üldrelatiivsusteooria. Teooria, mis ütleb meile, mis juhtus suure paugu esimestel hetkedel. Teooria, mis ütleb meile, mis on musta augu sees. Teooria, mis ütleb meile, kas aeg ja ruum on fundamentaalsed või emergentsed. Me ei tea veel, milline see teooria on. Aga me teame, et see peab olema kooskõlas kvantmehaanikaga. See peab olema kooskõlas relatiivsusteooriaga. Ja see peab olema kooskõlas Wieni eksperimendiga. Faktiga, et minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust. Teine samm võib olla teadvuse teooria. Teooria, mis ütleb meile, mis on teadvus. Kuidas see tekib ajust? Kas see on fundamentaalne või emergentne? Kas see mängib rolli kvantmehaanika? Kas see on midagi erilist või lihtsalt keeruline arvutus? Me ei tea veel, milline see teooria on. Aga me teame, et see peab olema kooskõlas neuroloogiaga. See peab olema kooskõlas füüsikaga ja see peab olema testitud eksperimentidega. Kolmas samm võib olla kosmoloogia teooria. Teooria, mis ütleb meile, kuidas universum tekkis. Miks on seal midagi, mitte midagi?
Kas on teisi universumeid? Kas universum on lõplik või lõpmatu? Kas aeg on lõplik või lõpmatu? Me ei tea veel, milline see teooria on, aga me teame, et see peab olema kooskõlas vaatlustega. See peab ennustama asju, mida me saame testida. Ja see peab olema kooskõlas Wieni eksperimendiga. Faktiga, et kvantomadused ei kao, isegi kui süsteemid muutuvad kosmiliseks. Need on suured küsimused, sügavad küsimused. Küsimused, mis on huvitanud inimkonda tuhandeid aastaid. Aga nüüd, esimest korda ajaloos, me ei pea lihtsalt spekuleerida. Me saame testida. Me saame teha eksperimente. Me saame mõõta. Me saame teada. Ja see on imeline. Aga on veel midagi, mis on võib-olla veel imelisem. See on fakt, et me, inimesed, kes tekkisid ühel väikesel planeedil, ühes tavalisel galaktikas, suudame mõista neid asju. Me suudame mõista kvantmehaanikast. Me suudame mõista relatiivsusteooriast. Me suudame mõista, et minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust. Mõelge sellele. Meie ajud arenesid, et aidata meil ellu jääda savannidel, leida toitu, vältida kiskjaid, suhelda teiste inimestega. Mitte mõista kvantmehaanikast, mitte mõista kosmoloogiast, mitte mõista, kuidas universum töötab fundamentaalsel tasemel. Aga kuidagi, läbi keele, läbi matemaatika, läbi teaduse, me suudame seda. Me suudame võtta need ajud, mis arenesid savannidel, ja kasutada neid, et mõista asju, mis on triljoneid kordi väiksemad kui aatom. Asju, mis on miljardeid valgusaastaid eemal. Asju, mis juhtusid miljardeid aastaid tagasi. See on uskumatu. See on ime. Mitte müstiline ime, vaid päris ime. Fakt, mis on nii uskumatu, et see peaks meid imetlema. Ja see ütleb meile midagi sügavat universumi kohta. See ütleb, et universum on mõistetav. Et on mustrid, seadused, struktuurid, mida me saame avastada. Et reaalsus ei ole kaos. See on kord. Keeruline, kummaline, üllatav kord, aga ikkagi kord. Ja see ütleb meile midagi sügavat meie endi kohta. Et me oleme osa sellest universumist. Mitte eraldi sellest. Mitte väljaspool seda, vaid osa sellest. Universum, mis uurib ennast. Universum, mis mõistab ennast. Universum, mis imetleb ennast. Carl Sagan ütles kunagi, me oleme viis, kuidas kosmos teab ennast. See ei ole lihtsalt ilus fraas, see on sügav tõde. Me ei ole juhuslikud vaatlejad. Me ei ole väljaspool reaalsust, vaadates sisse. Me oleme osa reaalsusest. Me oleme viis, kuidas reaalsus vaatleb ennast. Ja kui Wieni eksperiment näitab, et vaatlus loob minevikku, siis me ei ole lihtsalt vaatlejad. Me oleme kaasloojad. Mitte selles pseudoteaduslikus mõttes, et meie mõtted loovad reaalsust, vaid selles sügavas teaduslikus mõttes, et meie vaatlused, meie eksperimendid, meie mõõtmised, meie suhtlused universumiga on osa protsessist, kuidas universum muutub päriseks. Iga kord, kui me vaatleme kauget kvasaari, me ei vaata lihtsalt minevikku. Me osaleme protsessis, mis määrab, milline see minevik oli. Iga kord, kui me mõõdame kvantseisundit, me ei leia lihtsalt, mis seal oli. Me loome, mis seal on. See ei tähenda, et me saame luua mida tahes. Kvantmehaanika on endiselt füüsika, on endiselt seadused, piirangud, tõenäosused. Aga need piirangud ei ole nii jäigad, kui me arvasime. Reaalsus ei ole täielikult määratud. On ruum, on võimalused, on avatus. Ja me oleme osa sellest avatusest. Aga mis see tähendab praktiliselt? Kuidas see muudab meie elu? Ausalt öeldes see ei muuda palju. Te ei saa kasutada kvantmehaanikast, et võita lotot. Te ei saa kasutada seda, et lennata või teleporteerida või lugeda mõtteid. Kvantomadused on äärmiselt haprad. Nad kaovad, kui süsteemid muutuvad suureks või soojakaks või mürarikkaks.
ja meie igapäevane elu on suur, soe ja mürarikas. Aga see muudab, kuidas me mõistame reaalsust. Ja see mõistmine võib muuta, kuidas me elame. Kui te teate, et minevikku ei ole täielikult fikseeritud, siis võib-olla te ei ole nii kinni oma minevikus. Võib-olla te mõistate, et see, mis juhtus, ei määra täielikult, kes te olete. Võib-olla te mõistate, et teil on rohkem vabadust, rohkem valikuid, rohkem võimalusi, kui te arvasite. Kui te teate, et reaalsus on fundamentaalselt avatud, siis võib-olla te ei ole nii kindel oma veendumuste. Võib-olla te olete rohkem valmis õppima, muutuma, kasvama. Võib-olla te mõistate, et maailm on kummaline ja üllatav ja see on hea. Kui te teate, et te olete osa universumist, mis uurib ennast, siis võib-olla te tunnete ühendust. Mitte müstilist ühendust, vaid päris ühendust. Te olete tehtud samadest aatomitest kui tähed. Teie kehas olev süsinik tekkis tähtede südamikes. Teie kehas olev vesi oli kunagi komeetides. Te ei ole eraldi universumist. Te olete osa sellest. Ja kui te teate, et me ei tea kõike, siis võib-olla te olete rohkem alandlik, rohkem uudishimulik, rohkem avatud, rohkem valmis ütlema, ma ei tea, aga ma tahan teada. Need ei ole väikesed asjad. Need on viisid elada, viisid olla maailmas, viisid suhtuda reaalsusesse. Ja võib-olla see on kõige olulisem õppetund Viini eksperimendist. Mitte konkreetsed faktid, kuigi need on põnevad. Mitte konkreetsed rakendused, kuigi need võivad tulla. Vaid hoiak. Viis vaadata maailma. Maailm on kummaline. Maailm on üllatav. Maailm on avatud. Ja me oleme osa sellest. See on teaduslik maailmavaade ja see on imeline. Aga nüüd tulge tagasi siia, tagasi sellesse hetke, tagasi teie ja minu juurde. Te istute seal, kus te istute. Võib-olla kodus, võib-olla bussis, võib-olla ootejärjekorras. Ja te just kuulsite lugu eksperimendist, mis muutis minevikku. Lugu, mis ütleb, et aeg ei ole see, mida te arvasite, et reaalsus ei ole see, mida te arvasite. Et kogu universum, minevikku, olevikku, tulevikku, on kummaline, avatud, määramata. Ja võib-olla te mõtlete, mis see mulle tähendab? Mis vahet see teeb minu elus? See on õige küsimus. Sest teadus ei ole lihtsalt abstraktsete ideede kogumine. Teadus on viis mõista maailma, kus me elame. Ja kui me mõistame maailma erinevalt, siis me elame selles erinevalt. Seega läheme sügavamale. Mitte rohkem füüsikasse, mitte rohkem matemaatikasse, vaid sellesse, mida see kõik tähendab teile, inimesele. Olendile, kes elab siin, praegu, selles kummalises, avatud, määramata universumis. Alustame ajast. Te elate ajas. Iga hetk teie elust on hetk ajas. Te ärkate hommikul, see on hetk. Te sööte hommikusööki, see on hetk. Te lähete tööle, kohtute sõpradega, vaatate päikeseloojangut. Kõik need on hetked ajas. Ja need hetked moodustavad loo. Teie loo. Loo, mis algab teie sünnist ja lõpeb teie surmaga. See on see, kuidas me kogeme aega. Lineaarselt. Minevikust oleviku kaudu tulevikku. Üks suund, üks tee, üks lugu. Aga Viini eksperiment ütleb, see pilt on mittetäielik. Aeg ei ole lihtsalt jõgi, mis voolab ühes suunas. Aeg on midagi kummalisemat, midagi rikkalikemat, midagi avatumat. Minevikku ei ole täielikult fikseeritud. See, mis juhtus, sõltub sellest, mis juhtub praegu. Ja see, mis juhtub praegu, sõltub sellest, mida te vaatate, mida te mõõdate, kuidas te suhtlete maailmaga. Aga, ja see on oluline, see ei tähenda, et te saate muuta minevikku omal valikul. Te ei saa minna tagasi ja parandada oma vigu. Te ei saa kustutada kahetsust. Te ei saa taas luua kaotatud võimalusi. Mida te siis saate?
Te saate muuta, mida minevikku tähendab. Mõelge oma elule. Mõelge millelegi, mis juhtus teile 10 aastat tagasi. Võib-olla midagi valulikku. Võib-olla läbikukkumine. Võib-olla kaotus. Võib-olla viga, mida te tegite. 10 aastat tagasi tundus see nagu lõpp. Nagu katastroofid. Nagu miski, mis määras teie tulevikku. Aga nüüd, 10 aastat hiljem, te vaatate seda erinevalt. Võib-olla te mõistate, et see läbikukkumine õpetas teile midagi. Võib-olla see kaotus tegi teid tugevamaks. Võib-olla see viga viis teid teele, kus te ei oleks kunagi läinud muidu. Sama sündmus, aga erinev tähendus. See ei ole lihtsalt psühholoogiline trikk. See ei ole lihtsalt viis, kuidas te mõtlete asjadest. See on midagi sügavamat. Kvantmehaanika näitab meile, et minevikku ja olevikku ei saa eraldada. Need on osa samast protsessist. Ja see protsess ei ole lõpetatud enne, kui te vaatate seda. Enne, kui te mõistate seda. Enne, kui te annate sellele tähenduse. Teie minevikku ei ole fikseeritud lugu. See on elav lugu. Lugu, mis muutub, kui te muutute. Lugu, mis areneb, kui te arenete. Lugu, mis on endiselt juhtumas, isegi kui sündmused ise on juba juhtunud. Ja see annab teile midagi võimsat. Mitte võimet muuta fakte, vaid võimet muuta tähendust. Võimet valida, milline lugu te räägite oma elust. Aga läheme veel sügavamale. Kvantmehaanika ütleb, et reaalsus ei ole fikseeritud enne vaatlust. Aga mis on vaatlus? Enamik füüsikuid ütleb, vaatlus on lihtsalt füüsiline suhtlus. Foton tabab detektorit, elektron põrkub aatomiga, valgus siseneb teie silma. Aga mõned füüsikud, ja ma rõhutan, et see on spekulatiivne, mitte tõestatud, mõned füüsikud arvavad, et teadvus võib mängida rolli. Et vaatlus ei ole lihtsalt füüsiline protsess, vaid miski, mis nõuab teadlikku kogemust. Me ei tea, kas see on tõsi, aga mõelge, mida see tähendaks, kui see oleks. See tähendaks, et teie teadvus, teie kogemus, teie vaatlus, teie olemasolu ei ole lihtsalt kõrvaltoode universumist. See on osa universumist. Fundamentaalne osa. Universum ei ole lihtsalt olemas. See muutub päriseks läbi vaatluse. Ja te olete vaatleja. Mitte ainuke vaatleja. Mitte kõige olulisem vaatleja. Aga vaatleja. Osa protsessist, kuidas universum muutub päriseks. See ei tähenda, et olete keskpunkt. See ei tähenda, et universum eksisteerib teie jaoks. Aga see tähendab, et te olete osa millestki suuremast. Millesti, mis ületab teid, aga mis ei saa eksisteerida ilma teieta. Carl Sagan ütles, me oleme viis, kuidas kosmos teab ennast. Aga võib-olla see on veel sügavam. Võib-olla me ei ole lihtsalt viis, kuidas kosmos teab ennast. Võib-olla me oleme viis, kuidas kosmos muutub päriseks. Iga kord, kui te vaatate tähistaevast, te ei vaata lihtsalt minevikku. Te osalete protsessis, mis määrab, milline see minevik oli. Iga kord, kui te kogete midagi, päikeseloojangut, muusikat, armastust, te ei koge lihtsalt midagi, mis on juba olemas. Te loote seda, mis on. See kõlab nagu solipsism, nagu idee, et ainult teie mõtted on päris. Aga see ei ole see, mida kvantmehaanika ütleb. Kvantmehaanika ütleb, et reaalsus on relatsioonide kohta, mitte objektide kohta. Objektid eksisteerivad ainult suhetes teiste objektidega. Ja te olete üks neist objektidest. Üks neist suhetest. Üks neist viisidest, kuidas universum suhtleb iseendaga. Te ei ole keskpunkt, aga te olete osa võrgustikust, osa protsessist, osa sellest, kuidas universum on. Ja see annab teie elule tähenduse, mis ei sõltu sellest, mida te saavutate, mis ei sõltu sellest, kui kuulus te olete või kui rikas või kui edukas. Te olete osa universumist ja see on piisav. Aga nüüd tuleb raske osa, sest kui me oleme ausad, siis on palju, mida me ei tea.
Me ei tea, kas teadvus mängib rolli kvantmehaanika. Me ei tea, kus on piir kvantmaailma ja klassikalise maailma vahel. Me ei tea, kuidas ühendada kvantmehaanika ja gravitatsioon. Me ei tea, mis on aeg. Me ei tea, mis on ruum. Me ei tea, mis on reaalsus. Need ei ole väikesed küsimused. Need on fundamentaalsed küsimused. Küsimused, mis puudutavad kõike. Ja me ei tea vastuseid. Võib-olla me ei tea kunagi. Võib-olla on mõned küsimused, mis on meie mõistmise piiridest väljas. Võib-olla on reaalsus nii kummaline, nii keeruline, nii sügav, et meie ajud, mis arenesid, et aidata meil ellu jääda savannidel, ei suuda kunagi täielikult mõista seda. Või võib-olla me saame teada. Võib-olla on need küsimused vastamised. Võib-olla lihtsalt vajame rohkem aega, rohkem eksperimente, rohkem mõtlemist. Me ei tea. Ja see on hirmutav. Sest me tahame vastuseid. Me tahame kindlust. Me tahame teada, kuidas maailm töötab. Mis on meie koht selles, mis juhtub pärast surma. Aga kvantmehaanika ütleb, reaalsus ei anna teile kindlust. Reaalsus annab teile tõenäosusi, võimalusi, avatust. Ja võib-olla see on õppetund. Võib-olla me ei pea teadma kõike. Võib-olla on okei elada küsimustega. Võib-olla on okei öelda, ma ei tea. Sest kui me ütleme, ma ei tea, siis me oleme ausad. Me ei valetame endale. Me ei pretendeerime, et meil on vastused, kui meil neid ei ole. Ja kui me oleme ausad, siis me oleme avatud. Avatud õppimisele, avatud muutumisele, avatud üllatustele. Universum on kummaline. Palju kummaline, kui me kunagi arvasime. Minevikku ei ole fikseeritud enne vaatlust. Aeg ei ole lihtne. Ruum ei ole lihtne. Reaalsus ei ole lihtne. Aga see ei ole probleem. See on ime. Sest kui universum oleks lihtne, kui kõik oleks juba teada, kui ei oleks rohkem avastada, siis mis mõte oleks elada? Aga universum ei ole lihtne. On veel palju avastada. On veel palju õppida. On veel palju imetleda. Ja te olete osa sellest avastamisest. Mitte sellepärast, et te olete teadlane, mitte sellepärast, et te töötate laboris, vaid sellepärast, et te olete siin. Sellepärast, et te vaatate. Sellepärast, et te kogete. Iga kord, kui te vaatate tähistaevast ja imetlete selle tohutust, te olete osa protsessist, kuidas universum mõistab ennast. Iga kord, kui te küsite, miks või kuidas, te olete osa protsessist, kuidas universum uurib ennast. Iga kord, kui te tunnete imetlust, imetlust päikeseloojangust, imetlust muusikast, imetlust armastusest, imetlust sellest, et miski eksisteerib, mitte miski, te olete osa protsessist, kuidas universum tähistab ennast. Te ei ole väike, te ei ole ebaoluline. Te ei ole lihtsalt tolmutükk kosmilises tühimikus. Te olete viis, kuidas 13,8 miljardit aastat kosmilise evolutsiooni, suur pauk, tähtede sünd, galaktikate moodustumine, planeetide teke, elu areng, teadvuse ilmumine. Te olete viis, kuidas see kõik muutub teadlikuks iseendast. Ja see on uskumatu. Aga nüüd tulge tagasi alguse juurde. Mäletate, kuidas me alustasime? Viini ülikooli labor, 24 tundi, andmed, mis muutusid. Minevikku, mis ei olnud fikseeritud. See oli paradoks. Miski, mis ei tohiks olla võimalik. Aga nüüd, pärast seda teekonda, läbi kvantmehaanika, läbi kosmoloogia, läbi filosoofia, võib-olla see ei ole enam paradoks. Võib-olla see on lihtsalt see, kuidas universum on. Minevikku ja olevikku ei saa eraldada. Need on osa samast protsessist. Protsessist, mis ei ole lõpetatud enne, kui see on vaadeldud, mõõdetud, kogetud. Ja te olete osa sellest protsessist. Mitte sellepärast, et te olete eriline, vaid sellepärast, et te olete siin. Iga vaatlus loeb, iga kogemus loeb, iga hetk loeb.
mitte sellepärast, et see muudab kogu universumit, vaid sellepärast, et see muudab teie universumit, teie kogemust, teie lugu. Ja teie lugu on osa suuremast loost. Loo, mis algas 13,8 miljardit aastat tagasi ja mis jätkub endiselt. Loo, mis ei ole veel lõpetatud. Loo, mis on endiselt juhtumas. Viini eksperiment näitas meile, et 24 tundi ei ole piir. Genfi eksperiment näitas, et vahemaa ei ole piir. Kosmoloogilised vaatlused näitavad, et isegi miljardid aastat ei ole piir. Kvantomadused ei kao, superpositsioon ei kao, avatus ei kao. Universum on endiselt avatud, endiselt määramata, endiselt täis võimalusi ja te olete osa sellest avatusest. Seega, kui te lähete täna öösel magama ja te vaatate üles pimedasse laeni, mõelge sellele. Fotonid, mis tabavad teie silma, on reisinud miljoneid aastaid. Nad tulid tähtedest, mis võivad olla juba surnud. Nad läbisid tohutuid tühikuid. Nad nägid galaktikate sündi ja surma ja nüüd nad on siin, teie silmas, teie teaduses. Ja see hetk, see kokkupuude, see vaatlus, see kogemus ei ole lihtsalt hetk, kus te saate informatsiooni. See on hetk, kus need fotonid otsustavad tagasiulatuvalt, millist teed nad võtsid. See on hetk, kus nende miljonite aastate teekond muutub päriseks. Te ei ole lihtsalt vaatleja, te olete osaline. Ja see kehtib mitte ainult fotonite kohta, see kehtib kõige kohta. Iga hetk teie elus on hetk, kus minevikku muutub päriseks. Mitte sellepärast, et te muudate fakte, vaid sellepärast, et te annate neile tähenduse. Teie valikud täna mõjutavad mitte ainult teie tulevikku. Nad mõjutavad teie minevikku. Nad muudavad, mida teie lugu tähendab. Nad muudavad, kes te olete. Ja see annab teile vabaduse. Mitte vabadust muuta seda, mis juhtus, vaid vabadust valida, mida see tähendab. Vabadust kirjutada oma lugu. Vabadust olla see, kes te tahate olla. Sest teie lugu ei ole lõpetatud. See on endiselt juhtumas, endiselt arenemas, endiselt avatud, nagu universum ise. Ja võib-olla see on kõige sügavam õppetund Viini eksperimendist. Mitte, et me saame muuta minevikku, vaid et minevikku ei ole kunagi täielikult fikseeritud. Et iga hetk on uus algus. Et iga vaatlus on uus loomine. Et iga kogemus on uus võimalus. Universum ei ole suletud raamat. See on raamat, mida kirjutatakse endiselt. Ja te olete üks kirjutajatest. Mitte ainuke kirjutaja, mitte kõige olulisem kirjutaja, aga kirjutaja. Ja teie sõnad loevad. Seega kirjutage hästi, kirjutage ausalt, kirjutage julgelt, sest universum kuulab. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, universum kirjutab tagasi. Mitte sõnadega, mitte sõnumitega, vaid võimalustega, avatusega, imetlusega. Universum on kummaline. Universum on ilus. Universum on avatud. Ja te olete osa sellest. Tere tulemast koju.